Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Krimiraadio. Tere taas! Eetris on värske Krimiraadio, sedapuhku järjekorranumbriga 56. Saatejuhtideks, nagu ikka, on ajakirjanikud Raul Ranne ning Karel Reisenbuk. Koos meiega on ka Krimiraadio püsiekspert, endine tipp-politseinik, poliitik ja kirjamees Andres Anvelt, kes seekord ühendub meie vestlusringiga Skype'i vahendusel. Tere Andres ja loodan, et meid on kuulda. Tere, kõik see rahvas sealpool stuudios ja ma loodan, et te kuulete mind ka. Tänane saade on omamoodi eriline, sest ei juhtu just liiga tihti, et ühes saates saavad kokku 2 endist tipp-politseinikut, siseministrit ja ka ühtlasi 2 endist politsei- ja piirivalve kolledži direktorit. Meil on hea meel, et oma tihedas graafikus on leidnud Krimiraadio jaoks aega kogenud politseinik ja nagu öeldud, siis ka Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalve kolledži praegune direktor Kristjan Jaani. Tere tulemast Krimiraadiosse. Tervist, aitäh, et kutsusid. Aga asume kohe ühe põletava mure juurde. Põhjaprefekt Ats Kübarsepp ütles eelmises Krimiraadio saates, et kuni selle aastani ei tootnud Sisekaitseakadeemia piisavas mahus politseiametnikke peale, lahkus rohkem kui juurde tuli. No arvestades, milline on olukord maailmas, siis see on ikkagi ju väga ohtlik olukord, kui ligi 300 politseinikku on kogu aeg puudu. Kristjan Jaani, kas see probleem on paranemas? Ja, see probleem on paranemas ja muidugi jääme siis selle sõna juurde, et Sisekaitseakadeemia ei tootnud. Eks see tootmine on seotud sellega, kui palju on eelarvelisi vahendeid, ehk siis kui suur on riiklik koolitustellimus ja riiklik koolitustellimus võrdub sellega, kui palju siis eraldatakse eelarvelisi vahendeid. Ja tõepoolest nüüd Politsei- ja Piirivalveamet ja ka meie Sisekaitseakadeemiana oleme teinud väga head tööd selle nimel, et saada juurde eelarvelisi vahendeid, et järgmise 4 aasta jooksul tõepoolest siis õpetada juurde tükimad rohkem, pea 2 korda rohkem tulevasi politseiametnikke. Kui ma räägin numbritest, siis lihtsalt üks niisugune hästi lihtne number, et kui me siiamaani võtsime iga õppeaasta alguses õppima circa 200 tulevast politseiametnikku, erinevad õppevormid, kaugõppe, kõrgharidus, kutseõppe, ma ei hakka siin praegu detaili minema, võib-olla pärastpoole, siis järgmisel 4 aastal topelt rohkem, ehk 175 võtame juurde, nii et pea 400. Aga kuidas me sellisesse olukorda oleme nagu jõudnud, et see riiklik tellimus on väiksem kui vajadus või? Järelikult ei ole keskkond võib-olla ka nii väga soosinud seda, et võtta ka sisekaitset kui ühe laiapindse riigikaitse osa ja tõepoolest aru saada, et kui me sisekaitses ei ole tugevad, siis ei ole meil ka väljapoole võib-olla nii hea, nii efektiivne olla. Ja ma ikkagi julgen öelda, et olukord on soosinud seda ja kasutuste juhid on väga head tööd teinud ka poliitikute seas, et tõepoolest selgeks teha, et sellesse valdkonna, mis puudutab politseiharidust, täiendavate politseiametnike väljaõpetamist, sinna on tükimad rohkem raha vaja ja nüüd järgmiseks 4 aastaks tõepoolest on see ka olemas. Andres, milles asi on, et me vahepeal nagu selle politseihariduse oleme jätnud kuidagi kummalisse olukorda, kus nõudlust ju oleks, aga raha ei ole või tellimust ei ole? Tegelikult on siin mitu erinevat põhjust, et praegu Kristjan kuuldes oli mul väike déjà vu 20 aastat tagasi, siis kui ma olin politseikolledži direktor, toona oli ta veel politseikolledži direktor, piirivalves oli külles ei olnud, nemad õppisid eraldi. Ja tegelikult siis me puutusime kokku sama probleemiga. Meil oli toimunud politseis väga palju reforme, muutusid nii kriminaalmenetlus, tulid juurde igasugused korrakaitselised uued kohustused, politseiharidus muutus väga kõvasti ja oli täpselt samuti puudujääk inimestes. Nii kurb kui see ei ole, politseihariduses harilikult hakkab paremini minema siis, kui majandusel läheb kehvemini. Ehk neid inimesi, kes tahavad tulla politseisse õppima, on tunduvalt rohkem ja tookord ka täpselt samuti me kasutasime seda asja ära. Nii et seal on teatud selline, ma isegi ütleks, et unarusse jäetud, lihtsalt siin asi käibki teatud lainetena, sest veel mõned aastad tagasi oli selline olukord, kus tegelikult vaata, et ma ise mäletan siseministrina, meil oli väga pikki diskussioone oli nii politsei- ja piirivalve inimestega,
Sisekaitseakadeemiaga, ütlen veel kord, Sisekaitseakadeemia tegelikult on ju teenuse osutaja, tema politsei piirivalve siis nagu öeldakse, see sõna toodab, on muidugi paha sõna, ütleme niimoodi, et harib juurde inimesi. Aga mis ma tahan öelda on see, et mis ka mäletan mõni aasta tagasi, 6 aastat tagasi, 7 aastat tagasi, kui ma siseminister olin, siis oli üks probleem see, et organisatsioon ei jõudnud kõiki peale võtta, kes Sisekaitseakadeemiast tulid. Ja siis sai vähendatud jälle seda õppijate arvu, ja muudeti ka õppimissüsteemi, mindi üle siis sellelt pädevuspõhiselt õppelt rohkem natukene sellise klassikalise akadeemilise õppe poole, mitte päris, jumal tänatud, seda pole toimunud, et politseiõpe on ikka väga praktiline ja siis tol ajal tekkis olukord, kus esiteks inimesed ei saanud, ütleme, kõik oma töökohti täis, või ütleme, ei saanud selle töö peale, mida nad tahtsid. Siin on üks väga oluline asi veel juurde öelda, miks see niimoodi ka toimus, oli see, et erinevalt siis olid ka politsei, piirivalvameti ja võib-olla Sisekaitseakadeemia rollid, sest Sisekaitseakadeemia ühe juhina ma julgen öelda, et see värbamine peabki olema rohkem põllu peal, eks nende samades prefektuurides. Sisekaitseakadeemia võtab neid inimesi vastu ja siin on erinevaid koolkondi kõik need aastad. Ma arvan ise seda, et see probleem on lahendatav, peaasi, et noortel oleks huvi ja tahtmist, kusjuures siia kõrvale muidugi, mis on alati üheks probleemiks. Praegu me võib-olla alati räägime, et noortis ei huvita, aga politseis on kadunud ära sotsiaalsed garantiid, mis puudutavad pensioni teemat. Ja teine asi on see, et ikkagi peab olema vastav palgatase, mida kahjuks ikkagi Eesti politsei, ütleme siseministeeriumis ja üldse valitsuses saavutatud ei ole. Aga no ütlen veekord, see on väga kihiline ajalooline jutt. Kristjan, sul oli vahepeal repliigi soov. Ma korraks lõpust haaran kinni, siis lähen korraks ühe vahelepõike ajalukku ka. Et ma väidan siiski, Andres, et tänane politseipalk esimese tööna, noorel inimesel, kõige esimene palk ja 2 regioonis on see 2050 eurot brutona. Siis ma olen ise noorte inimeste käest küsinud, et see ei ole kehva. Politseipalk peaks olema tükimalt suurem, olen nõus, aga esimese palgana peale kooli lõpetamist kohe saada endale 2050 ja võib-olla ka natuke rohkem, kui sul satub seal võib-olla öötundi rohkem ja punaseid pühasid. Aga see ei ole kehv. Noor inimene ise ütleb, ma ise ei arva seda, aga meie enda kadetid ütlevad, et kõige esimeseks palgaks on see täitsa okei. Ja korraks veel tulla nende esimest, ütleme selle juurde, et täna on meil kindlasti olukord, kus kõik, kes lõpetavad Sisekaitseakadeemia või konkreetsemalt politsei piirivalve kolledži, siis töökoht on garanteeritud. Täna politsei piirivalveamet võiks päeva pealt võtta tööle põhimõtteliselt 300 inimest. Need on need vabad töökohad. Ja korraks veel tulla selle keskkonna juurde, et kuidas keskkond soosib seda, et kuidas ju kui palju, kas toimub politsei väljaõpet või kuidas seda on ka eelarvestatud, minnes korraks 100 aastat tagasi. Muideks, politseiharidust hakati Eestis andma 25. aastal, 25–40, järgmine aasta möödub 100 aastat politseihariduse andmisest, aga 25. aastal aprillikuus hakati Tallinnas politseiharidust andma selle pärast, et paar kuud enne oli üks suur kriis olnud ja see oli 24. aasta detsembri mäss, kus saadi aru, et meil on vaja ikkagi nagu päriselt väljaõppinud politseiametnikud, mitte ainult vabadussõja kogemusega ägedaid ohvitseri ja tõeliseid ägedaid Eesti mehi, vaid ka päriselt on vaja politseiharidust andma. Ja 25. aastal kuni 40. Tallinnas, Lai tänav 48 politseiharidust anti. Aga kui nüüd tänapäeva tagasi tulla ja rääkida sellest, et parasjagu vast on ju käimaski vastuvõtt Sisekaitseakadeemiasse, et millist kvaliteeti te näete, kui pikk järjekord on siis reaalselt? Meil ei ole olnud siiamaani mitte kunagi mure meie õppekohtade täitmisega. Kui ma vaatan praegu, milline on avalduste hulk, siis ma sooviks iseenesest, et see avalduste hulk oleks kordades suurem. Miks kordades suurem? Ma tahaks, et me saaksime valida. Kvaliteet tuleb ikkagi läbi selle, et sul on valida suure hulga inimeste seas, kelle sa ikkagi politseinikuks õppima võtad, sest politseinikuks õppija tulija peab olema see kõige, nii oma tausta mõttes, oma maailmavaate mõttes, nii edasi. Nii et meil ei ole olnud probleeme õppekohtade täitmisega, meil on nüüd vaja topelt rohkem võtta, meil on ka rohkem avaldusi võrreldes eelnevate perioodidega, aga ma loodaks ja väga usun, et see valik oleks veel suurem, kes meile kandideerima tulevad. Ehk siis ma saan su jutust aru, et tegelikult ei ole ikkagi raske noori politseisse meelitada või?
ma saan seda öelda siis, kui meie vastuvõtuperiood läbi on, ma saan seda öelda siis, kui on õppeaasta algus ehk siis augusti lõpp. Kui ma praegu vaatan puhtalt neid avalduste numbrid ja siin ma pean silmas selliseid avaldusi, kus ka keegi on alustanud, aga ei ole veel lõpule viinud, kellelgi on mingisugune paberdokument puudu, siis selliseid avaldusi on 500 kuskil hetkel. 500 avaldust ja me räägime, et meil on õppekohtasid laias laastus seal 400 kuskil. Nii et tegelikult võiks avaldusi tükkimaad rohkem olla, aga aega on veel ka. Aega on juuli alguseni. See on üks oluline asi ka veel juurde märkida. Tihtipeale see võib olla niivõrd sõltu Sisekaitseakadeemiast, kui siis nendest organisatsioonidest, kuhu minnakse, et paljud kahjuks, väga, mitte paljud, aga on osa mingisugune osa neid noori, kes ikkagi lahkuvad organisatsioonist, nad saavad aru hilisemalt, et see politseitöö ei ole päris nende jaoks või piirivalvetöö. Ja seetõttu, ütleme, aga samas on politseiharidus on küllaltki kallis haridus, ta ei üldse odav haridus. Ja me peame tegelikult, õigemini, mina enam ei pea, aga elan ikka kaasa, peame ikkagi veel sellest samast avalduste arvust ikka välja sõeluma ja mõnele noorelegi ausalt ütlema, et sa tegelikult ei sobi ja siin tihtipeale see ei ole ainult füüsiline ettevalmistus, mis on kindla normistiku järgi, aga seal on väga olulist rolli ikka mängivad ka sellised, nagu öeldakse, vestlusvoorud ja kõik see taustsüsteem, mis ei, et me, kõige hullem see, kus sa teed ka inimesele pettumuse, avalduste arv on üks asi, palju sealt nüüd siis reaalselt on nüüd head avased, seetõttu ma arvan tõesti, et Kristjani toetades, et kui praegu on veel muidugi maikuu, juulikuuni on veel aega, hea, et see praegu pihta on hakanud, sest lõpus harilikult läheb ju ülikoolide ja akadeemiate vahel ilmselt rabamiseks. Nii et seetõttu on hea, et seal juba avaldusena loodame, et neid tuleb ikkagi vähemalt 2 inimest kohale, et see oleks ikkagi juba selline valiku võimalus. Aga teeme siin ühe väikese pausi, oleme peagi tagasi. Krimiraadio jätkub, stuudios on endiselt ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk ning läbi Skype'i on meiega ka püsiekspert Andres Anvelt. Täna räägime sellest, kuidas Eestis politseinikke välja õpetatakse ning seetõttu on meil külas Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledži direktor Kristjan Jaani. Kristjan Jaani, keda te tegelikult eeskätt ootate? On ju selge, et tänapäeval on politsei need väljakutsed hoopis teissugused võrreldes sellega, mis olid näiteks teie ajal või sellel ajal, kui teie kooli läksite. Et millised inimesed te tegelikult nüüd ootate? Väga hea küsimus. Me tegelikult sihistame laias laastus 2 sihtgruppi ja me oleme ka Politsei- ja Piirivalveametiga kokku leppinud, et kes siis millist sihtgruppi nii-öelda püüab ja kooli õppima saadab. Ja me räägime laias laastus siis sihtgrupist, kes jääb sinna gümnaasiumi lõpetaja kanti, niisugune 18–20 ja teine sihtgrupp, kellest me räägime, on niinimetatud karjääripöörajad, kellel on juba eelnevalt mingisugune haridus, mingisugune kutse omandatud, aga nad leiavad, et see politsei värk on üks huvitav värk, ma tahaks nagu hoopis politseisse minna. Ja neid värbab ennekõike Politsei- ja Piirivalveamet, ta värbab nad tööle ja esimene töö saab olema see, et nad saadavad nad meile kaugõppesse. Nad tulevad meie juurde, läbivad kutseõppekava ja see töö, kuhu nad üldiselt nagu jõuavad peale seda, kui see kutseõppekava on neil läbitud kaugõppe vormis, on selline esmareageerija töö ennekõike patrullis ja piirivalves. Nüüd see gümnaasiumi lõpetaja, need on siis need, keda ennekõike värbame meie Sisekaitseakadeemiasse ja nemad tulevad siis nii-öelda tänapäeva õppesse, õpivad kõrghariduse vormis, see on meil kõige suurem maht, 3 aastat ja saavad siis bakalaureuse kraadi, eks ole. Aga me võtame tõepoolest ka gümnaasiumi lõpetajaid kutseõppesse, mille hulk on pisut väiksem, kes siis õpivad 1,5 aastat. Aga laias laastus on meil siis 2 sihtgruppi, karjääripöörajad, natuke vanemad, elukogenumad, eelneva mingisuguse teistsuguse haridusliku taustaga ja siis gümnaasiumi lõpetajad. Kui me neist karjääripööretest räägime, siis see vanus jääb seal kuskil 30 pluss võiks arvata. No, aga see tähendab jälle seda, et ollakse võib-olla, ma ei tea, 10 kuni võib-olla 15 aastat politseis ära ja siis minnakse pensionile. See on ju juhtunud ka ju praegu ja juhtub ka praegu, et 50-selt juba minnakse minema. Kuidas hoida vanemaid inimesi politseis?
Ennem seda Andres natukene puudutas ka, aga tänases õigusruumis tegelikult enam uutele sisenejatele eripensionite süsteemi ei ole. Just õigus. Ehk siis kui sa täna sisened politseiorganisatsiooni politseiametnikuna tööle, siis sinu pensioniga on nii, nagu on riiklik pensioniga, mis on muutuv suurus, täna ta võib olla 64, tulevikus võib olla 70. Tõsi küll, jätkuvalt on väga suur hulk inimesi teenistuses Politsei-Piirivalveametis, kes on veel nii-öelda vana süsteemi järgselt ja tõepoolest lähevad, on võimalus minna siis, no olenevalt jällegi seal erinevatest sihtgruppidest, osad 50 eluaastaselt, osad 55-selt pensionile. Ja ennekõike, kui me räägime täna sellest, kes on need, kes lahkuvad ja kes tekitavad Politsei-Piirivalveametis ennekõike seda suurt puudujääki, ongi tegelikult need pensioniseeruvad politseiametnikud. Mina ütlen, et noored mehed, naised, sest 50-aastane täna on ikka selline noor tegelane, kes võiks veel julgelt seda välitööd ka edasi panna. Ma pean ühe asja üle täpsustama. Kas ma olen õieti aru saanud, et tulevased politseinikud ehk need, kes siis akadeemiasse on astumas, on üha rohkem naiste nägu ja naiste nimedega või? Ja selles mõttes, et kui me vaatame näiteks eelmise aasta vastuvõttu, siis circa pooleks on meesterahvad ja naisterahvad. Aga ma olen ka alati öelnud, et politseiametniku vaates seda sugu väga nagu vaadata ei saa. Ühiskonnal on ootus sama. Kõik kannavad täpselt ühesugust politseivormi. Nõuded on täpselt samasugused, sealhulgas sisseastumisel. Nii et see, kes läheb inimesele appi, seal ei tohiks mitte mingit vahet olla. Küsimus on ikkagi väljaõppes, millise see inimene saab. Kaks asja, võib-olla natukene selline väga ajaline remark, et kui Kristjan rääkis 25. aastat, siis 91. aastal, kui politsei taasloodi ja algus oli tegelikult ainult Paikuse politseikool, siis oli Nõmme miilitsekool lõmetati ümber ka, eks ju. Ma tahtsin sellise huumorrikka remargina, nagu öeldakse, need karjääri muutjad ka tookord värvati. Ja siin samas selle Kuku Raadio stuudio kõrval üle tee, kus praegu riigi kinnisvara, kui ma eksin Tartu maantee 85, seal oli selline karjääripöörajate keskus, 3-kuulised kursused ja tol ajal seda nimetati Nõukogude Liidu kangelaste ettevalmistuse kiirkursused. Et inimesed läksid nagu politseitööle. Aga mis ma tahtsin öelda, et sellest vanusest rääkides, siin on tegelikult ka tuleviku jaoks, no ma kindlasti saan aru, et politsei-piirivalve peab ka tegelikult täna sellega vastamisi seisma selle probleemiga, selle oskusega. Ja siin me räägime ikkagi ka sellisest elu kestvast õppest näiteks, et me küll ütleme praegu politsei suurte tulijatel selle vanuse pensioni võimaluse võtsime ära, eks ju, aga tuleb ka arvestada sama asja, nagu on ka päästjatel, et ega ükskõik kui palju sa seda trenni ei tee ja ennast ergas ei hoia, siis ikkagi kuskil niimoodi 55-60, no võib-olla sa ei ole kõige parem patrullimees, midagi sellist, et siin peab võib-olla hakkama ümber õppima, eks ju, menetlejaks, näiteks kriminalistiks, eks ju, kus see töö kabinetipõhisem. Nii et need on tegelikult sellises ühtsas politsei-piirivalve karjäärisüsteemis väga olulised tegurid, et väljaspoolt ka seda mõistetakse, et väga tihti need inimesed mitte sellepärast ei lähe ära, võib-olla, et ta kui pension on, siis ta läheb sellepärast, et ta saab kuskil võib-olla töötada ja me ei tohi unustada ka seda, et politsei praegu pakub seda võimalust, et inimene küll pensioneerub, aga ta töötab politseis edasi ja sellega me hoiame ikkagi ka päris palju kaadrit, nagu öeldakse, majas, et ta töötab võib-olla mingit teist ametit, teeb natukene, aga jah, see väljakutse, et kuidas siis tulevikus me peame nagu aru saama, et meil ei ole ka moraalset õigust. Kui vanasti oli pension, eks ju, 50-55, siis oli nagu see moraalne õigus suurem organisatsiooni poole peal. Aga ei ole seda moraalset õigust öelda inimesele sisuliselt, et mine nüüd ära ja tee midagi muud, kus tahad, et me oleme selle inimesest võtame ka vastutuse, kui me teda kunagi politseinikuks kuulitasime. Ma tulen nooremate inimeste juurde tagasi. Üks teema, millele vihjas ka eelmises saates Ats Kübarsepp, kes on siis Põhja prefekt, on nii nimetada Z-põlvkond, et see on siis nüüd just nimelt see põlvkond, kes nüüd praegusel ajal kooli astub. Neil on hoopis teistsugused ootused ja arusaamad politseitööst. Olete te nõus? Olen nõus. Ma võib-olla ütleks seda, et tal on erinev kujutelm politseitööst, aga tal on erinevad ootused kindlasti tööandjale kui politsei-piirivalveametile, sest Z-põlvkonna inimene tahab pidevalt mingit uut väljakutset, ta tahab kogu aeg arenemist, ta kindlasti ei talu seda, et ma tulen, ta saab aru, et ma alustan patrulliametnikuna näiteks, aga ta tahab näha, et
kui ma teen need sammud, need täiendkoolitused, siis ta tahab näha, et 2 aasta pärast, 3 aasta pärast mul on võimalus reaalselt olla seal. 5 aasta pärast, kui ma need asjad läbi teen, siis minu karjäär on juba seal. Ta saab saada väga konkreetselt karjääriredeli liikumist näha ette, eks ole. Täna on see pisut keeruline ja Politsei- ja Piirivalveamet väga usinalt töötab täna selle kallal, et selline väga konkreetne karjääris liikumise mudel nagu tekiks. Nii et see Z-põlvkonna inimene selles mõttes saab politseitööst väga hästi aru ja me üldiselt ju ikkagi just nimelt nagu Andres puudutas, see kutse sobivusvestlused on need formaadid, kus kohas siis lõpuks need terad sõkaldest eraldatakse, eks ole, et tõesti me tahame ju seal vestluskomisjonis ka veenduda, et see inimene nagu päriselt saab aru ikkagi, kuhu ta tuleb, mis asi see politseitöö on ja ennekõike me hindame ikkagi seda, mis on 2 kõrva vahel. Jah, ka füüsiliselt peab olema loomulikult politseiametnik vormis, aga füüsilist vormi on tal ka võimalik arendada kogu selle õppeaja jooksul, mis ta meie juures Sisekaitseakadeemias on. Aga tihtipeale maailmavaadet ja seda asja, mis on võib-olla siin 2 kõrva vahel, kui sul see on juba lapsepõlves kaasa tulnud, see on natukene nagu keerulisem, eks ole. Ja seda me tahamegi hinnata, seda kvaliteeti seal kutsesobivusvestlustel. Tuleb arvestada ka selle väljakutsega, et see, mis Kristjan rääkis tõesti, et need noored nüüd tulevad, tahavad näha seda karjäärimudelit ja silmes, aga tuleb ka aru saada, et tegelikult on neid erinevaid kooli ja sealt erinevaid elukutseid, eks ju, kes kõike seda samuti peavad pakkuma, et Politsei- ja Piirivalveamet ja Sisekaitseakadeemia on siin ikka korralikus konkurentsis, eks ju, et on kõrval ikka erasektor, proovib seda pakkuda ja millegipärast ma arvan ja Ats Kübarsepp eelmine saate, no ta ei kinnitanud ega lükanud ümber, aga mul jäi nagu kõlama see mõte, et tegelikult need tänapäeva, meil ei ole enam seda pensionit seal ees, mis kindlasti mingil määral juba natukene hoidis tagasi lahkumast. Et mida ma tahan öelda on see, et me peame olema valmis selleks, et need inimesed mingi põhjusel tahavadki 2, 3, 4, 5 aasta pärast karjääri muutust. Et siin on teha, kuidas me saame teha ennast alternatiivseks, vaata, kuidas meil ka põhjaprefekt ütles, et seesama Z-põlvkonna noor, mida mina ei kujutaks üldse ette veel mingi 10-20 aastat tagasi, tuleb sulle ülema kabineti, juhi kabineti, komissari kabineti, mis iganes ütleb, et ma lähen nüüd näiteks aastaks Austraaliasse matkama, mis iganes tegema, eks ju, ja me peame seda aktsepteerima, et organisatsioon ei saa päris temast niimoodi lahti raiuda. Mis see nüüd akadeemia roll on ikkagi siis selle Z-põlvkonna noore kujundamisel või mõttemaailma kujundamisel? Kõigepealt, kui me räägime Sisekaitseakadeemiast, siis meil on mõned konkurentsieelised teiste kõrgkoolide ees siiski. Ma toon mõned välja. Olge hea. Töökoht on garanteeritud. Kõik, kes lõpetavad Sisekaitseakadeemia, siis nende kõigil on garanteeritud tööandja ja ennekõike räägime Politsei- ja Piirivalveametist, ootab 2 käega neid. Lisaks, mitte küll paljud, aga siiski, osad lähevad ka Kaitsepolitseiametisse tööle, on ju. Otse Keskkriminaalpolitseisse, mis on küll PPA osa, aga siiski. Et helgemad siukesed, kes on juba õppeaja jooksul ennast näidanud, silma hakanud, meil on väga palju külalisõppejõude Keskkriminaalpolitseist, juba värbavad enda juurde ära uurijaks, aga need on üksikud, aga siiski. Meil on elamine ühiselamutest tasuta. See pea riietuse peale mõtlema, sest kõigile anname selga vormiriided, iga päev käid ühesuguse riietusega. Kõik päevaõppurid saavad stipendiumit. Tuled meile õppima 300 eurot, iga kuu on sulle garanteeritud lihtsalt õppimise eest. Toitlustamine 3 korda päevas tasuta. Et meil on nagu hästi palju konkurentsieeliseid, aga nüüd kui me räägime Sisekaitseakadeemia rollist ja räägime sellest Z-põlvkonnast, siis loomulikult ka tema ootab sellist paindlikku õppimist, sihukest, et tal antakse võimalus hästi palju iseseisvalt nagu omandada, eks ole. Sihukest, see klassikaline kontakttundide hulk auditooriumis istumine, see on nagu igavik, see on see, mis peletab iga tudengi ära. See on see, mida Sisekaitseakadeemia peab pakkuma. Kuidas on see õppe läbi viidud, kuidas teooria lõpeb praktiliste asjadega. Meil on ju Sisekaitseakadeemias täna ju ka nii, et kui noor inimene näiteks tuleb õppima, tuleb Politsei- ja Piirivalve kolledžisse, siis juba esimene praktika, ja me nimetame seda tutvumispraktikaks, on põhimõtteliselt 2 kuu pärast juba peale õpingute algust. Ja see ongi, me nimetame seda tutvumispraktikaks, aga see ongi nüüd see viimane võimalus tal aru saada, et ups, pole päris minu teema, tal lühikest aega olnud, saab teise valiku teha. Need on väga üksikud praktiliselt, mitte ükski. Aga juba 2 kuud peale õpinguid ta läheb saba ja karvadega põhimõtteliselt politseitöösse sisse, jah, vaatlejana nii öelda, aga saab selle päris asja kätte. Ja sealt peaks nagu olema see viimane filter, et kas ma jään, kas see on minu jaoks või ta ei ole. Aga teeme siin veel ühe väikese pausi.
Krimiraadio. Krimiraadio on pausilt tagasi. Stuudios on jätkuvalt ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Läbi Skype'i on meiega ka endine tipp-politseinik, poliitikakirjamees Andres Anvelt. Täna räägime politseiniku tööst ja laiemalt politseiharidusest, sest tänaseks saatekülaliseks politsei- ja piirivalve kolledži direktori Kristjan Jaani. Kristjan, sa asusid politseikolledžit juhtima 2022. aasta oktoobris. Varasemalt olid sa olnud siseminister, nagu juba mainitud, ning oled olnud ka erinevatel juhtivatel kohtadel politseis. No kui sarnaseks osutus ettekujutus sellest töökohast tegelikkusega? Nagu öö ja päev. Minu ettekujutus politsei piirivalve kolledži juhtimisest ja tegelikkus osutus ikkagi hoopis teistsuguseks. Mille poolest siis? Politsei piirivalve kolledži nimi justkui ütleb, et eks ta siis ole üks samasugune politseiasutus ja politsei piirivalve kolledžis me enamjaolt kõik kanname ka politsei vormi, me oleme politseiametnikud Sisekaitseakadeemia politsei piirivalve kolledžist. Ja mina, kes ma tulen ka politsei piirivalve ametist, varsti saab politseiametnikuna juba 30 aastat ja olnud nii-öelda siis ametistööl nii-öelda praktilise politseiametnikuga, siis ma mõtlesin, et mis see siis ikka, et ju see kool on ikkagi nagu sarnane ka juhtimise poole pealt. Aga haridusasutus ja politsei piirivalveamet on ikkagi kaks täiesti erinevat asja ja ainuke sarnane asi on politseivorm, mida me kõik kanname ja et meie nimetuses on tõepoolest ka politseiametnik. Aga haridusvaldkonna juhtimine ikkagi on hoopis teistsugune ja ka see juhtimine on hoopis teistsugune. Räägime siin terminitest akadeemiline vabadus, suur panustamine ka erinevatesse rakendusuuringutesse ja nii edasi. Nii et, aga õnneks ma sain suht kiiresti aru, et siin tuleb ikkagi hakata nullist õppima ja ma olen nautinud seda nullist õppimist. Sa oled ju ise ka tegelikult 99. aastal Sisekaitseakadeemia lõpetanud, et sealt kogemusest polnud midagi vist kaasa võtta. See oli nii ammu aega tagasi. Ja õppuri kogemusest tõepoolest, üht-teist loomulikult saab kaasa võtta, aga mina läksin Sisekaitseakadeemiasse ju tegelikku sees juba 1995 ja need erinevusi, kuidas too aeg haridust anti ja millistes kohtades anti ja too aeg oli ka tõepoolest ju mitmed erinevad politseiasutused. Paikuse politseikool oli täiesti eraldiseisav politseikool, kus anti siis kutseharidust. Sisekaitseakadeemia politseikolledžis anti kõrgharidust. Õppe oli too aeg, ja nüüd ma ütlen, et ei olnud ka mitte Sisekaitseakadeemia, vaid hoopis oli Riigikaitseakadeemia ja õppe kestis 4 aastat üldse, seal hulgas reservohvitseri väljaõppe. Nii et ja ütlen siin ka repliigina, et kui me räägime laiapindsest riigikaitsest, siis Sisekaitseakadeemia või too aeg ütleme siis Riigikaitseakadeemia oli teerajaja, sest too aeg oli Riigikaitseakadeemia katuse all ka sõjakolledž, ehk siis kogu laiapindne sisekaitse või laiapindne riigikaitse tuli ühest kõrgkoolist too aeg. Kui juba Paikuse jutuks tuli, me teame, et Paikuse pannakse kinni või valmistutakse selle kokku rullimiseks, et milles see asi on siis? Kas on hetkel mõistlik plaan või miks see Paikuse enam ei sobi, kui laiemalt küsida? Paikuse õppehoone sulgemisest me räägime ikkagi siin paari järgneva aasta perspektiivis, see ei juhtu üleoo. Ja Sisekaitseakadeemia visioon on tõepoolest see, et me tulevikus paikneksime 3 õppekohas ja läbi selle tagaksime ka parema kvaliteedi, paremad õppetingimused, parema õppekeskkonna. Paikuse õppehoone, kus tõepoolest mingi osa politsei piirivalve kolledži õpet läbi viiakse, on jäänud ajale jalgu ja meil ei ole võimalik täna seal tagada sellist kvaliteeti, nagu me võib-olla tahaksime, rääkides kasvõi sellest, et Paikusel, mis on ühtemoodi väga hea, me oleme elanikkonnaga kokku sulanud, me põhimõtteliselt oleme ju avatud territoorium ja 10 meetri kaugusel on elumajad ja kui me räägime sellest, et me tahaksime tulevikus rohkem mürtsu, pauku, taktikalisi liikumisi teha, suuremat autodroomi teha, siis olla avatud ruumis elanikkonna keskel, see võib olla huvitav vaadata, aga ma arvan, et väga kaua seda võib-olla ei tolereeritaks. Nii et kui me räägime väljaõppe väljakutsetest tuleviku vaates ja me oleme täna enda visiooni seadnud, et selline sisekaitseline harjutusväljak, kus saab väga häid praktilisi harjutusi läbi viima, saab olema Väike-Maarjas ja selleks on ka investeeringurahad ette nähtud, siis tõepoolest see visioon on, et seal harjutada kõiki selliseid praktilisi tegemusi, teha seal Euroopa mastaabis väga äge väljaõppekeskus, selline teoreetiline õpe koonduks enne kõik Tallinnasse, Kase tänavale ja Narvas oleksid siis meil sellised Frontexi tegevused, mis on seotud siis Euroopa Liidu rannikukaitse ja piirivalve tegevustega, täiendkoolitustega, aga ka erinevad õpped, mis on seotud näiteks välispiiriga, ehk siis praktiline keskkond kohe kõrval, päris piir.
no kui puht sellest rahalisest poolest rääkida, siis mina olen nii aru saanud, et Paikuse politseikool vajaks erinevatel hinnangutel siin circa 10 miljonit eurot investeeringuid, uus kompleks Väike-Maarjasse läheks maksma üle 50 miljoni euro. Ma ei tea, kas on mõni sotsiaalmajanduslik analüüs selle tasuvuse kohta tehtud, see vahe on ikkagi päris suur. Jaa, aga sellest vahest ei ole rääkinud mitte Sisekaitseakadeemia. Paikuse vaates ei ole küsimus sellest, et kui palju oleks sinna vaja erinevaid eelarvelisi vahendeid, vaid on küsimus üleüldse meie asukohtade rohkuses. Nii et küsimus ei ole selles, et mitmeid miljoneid on vaja või kui suur vahe on Väike-Maarja investeeringutes või Paikusele vaja minevates investeeringutes, vaid küsimus on üleüldse selles, kas on mõistlik nii mitmes kohas väikeses Eestis väljaõpet läbi viia. Ja selles on küsimus. Mitte selles, kui palju mingisuguseid investeeringuid kuskil vaja on. Ja seda vahet ei ole Sisekaitseakadeemia kuskil ise välja toonud. Sisekaitseakadeemia räägib tulevikuvisioonist 3 asupaigas. Mida väljaspoolt inimesed ei taju ja tihtipeale ei taju, ei saa aru ka sellest, ütleb meie väliskolleegid. Sisekaitseakadeemia on veel ainulaadne ja see on olnud kogu aeg vaidlusküsimus. Seetõttu, et ta ei ole otseselt klassikalises Euroopa mõttes on harilikult politseikolledžid ja politseikoolid on osaks politsüsteemist. Meil on täitsa teistel eesmärkidel omal ajal ka Riigikaitse Akadeemia, kui ta loodi, siis ta oli täitsa, võib-olla kindlasti algselt olid see põhjused kokkuhoius, aga tegelikult see pikem idee oli selles, et tõesti need erinevate valdkonnade inimesed ja väikses Eestis tunneksid üksteist, paremad oleksid sotsiaalsed võrgustikud ja nii edasi. Aga just 2004. aastal, siis kui Kristjan on juba ammu kooli ära lõpetanud ja minul õnnestus Kase tänavale sisse astuda politseikolledži direktorina, siis seisis ees üks kõige suurem Eesti politsei hariduse reform, kus siis pandi kokku ühe katuse alla Paikuse, Sisekaitseakadeemia politseikolledž pluss veel. Tegelikult pandi haridusprotsessis väga suured ülesanded, isegi kohati liiga suured ülesanded prefektuuride peale, sest tookord kehtinud õppekava sisuliselt tegi 150%, see 50% oled koolis ja 50% siis oled politseiasutuses, oli nii-öelda Hollandi mudel. Tänapäeval on ta kindlasti juba arenenud, teda on leevendatud. Ma arvan ka, et ta vahepeal hakkas, ütleme niimoodi, politseis praktikajuht ei saanudki aru, mis on tema põhitöö ja mis on siis kolledžiga seotud töö, kuid kuhu ma tahan jõuda, et ma väga loodan, et tänapäeval need reformid seda Sisekaitseakadeemia väga omapärast mudelit kuidagi lõhub, teeb ta paremaks ja kui me räägime sellest, et ta on midagi kinni pandud, siis võib-olla kõige valusam Paikuse kool, ütleme suuruselt, ei olnud isegi võrreldav sellega, mida me tegime siin mõned aastad tagasi, olime sunnitud tegema, see oli Muraste väljaõppekeskus, mis ütleme on siit saanud ka väga palju kriitikat sellest. Ma väga reaalselt mõistan, et paljud poliitikud ka ajavad segamini regionaalpoliitika ja ütleme siis mingi riikliku julgeolekupoliitika ja Paikuse politseikooli säilitamise osas. Ma loodan, et see otsused saab kuidagi niimoodi ära teha, et kohalikud omavalitsusvalimised, mis pooleteise aasta pärast on kuidagi seda torpedeeri, sest harilikult need valimised on alati seda kokkutõmbamise protsessi torpedeerinud, et siis saab selle ära tehtud, sest kokkuvõttes me ju ei taha mitte teha otseselt regionaalpoliitikat selle koha peal, me ei taha kohalikult midagi ära võtta, me tahame meie noortele tulevikule anda paremat turvalist poliitikat ja muideks seesama, lihtsalt jälle üks näide elust. Kui ma olin politseikolledži direktor, siis kahjuks ma ikkagi pidin kohalike Paikuse inimestega päris palju kohtuma ja käima isegi mõnedel vabandust palumas, kellel oli näiteks tiirust rikošetiga kuul lennanud kuhugi maja seina näiteks ja sellised asju tuli ette. Nii et ütleme reaalselt, see ei ole arenenud politseiharidusele enam hea koht, kui me ütleme 10 miljonit, siis ma kardan, arvestades tema ikkagi vanust ja kõike muud, 10 miljonit tuleb seal tulevikus veel juurde, sest mingi asi kogu aeg vajab remonti ja parandamist. Ja veel kord, et küsimus ei ole rahas, asukohtades ja me ju parendame ka oluliselt meie Kase tänava kompleksi, uued ühiselamud, järgmine aasta hakkame ehitama väga vinged, väga ägedad täiendavad õpperuumid, kõik, mis sinna juurde tulevad, et me parendame teistes asukohtades õppetingimusi väga märkimisväärselt. Aga lähme selle teadmisega siis väikesele pausile jälle.
Krimiraadio. Krimiraadio viimane veerand on jätkumas, stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ning Karel Reisenbuk, oma ekspertteadmiseid jagab Skype'i vahendusel Andres Anvelt. Täna on Krimiraadios külas Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledži direktor Kristjan Jaani. Me saate eelmises osas rääkisime sellest, et mis kõik on plaanis siis Sisekaitseakadeemia uutes korpustes ja miks paikused tuleb kinni panna. Aga kui ma küsin laiemalt, et nüüd need investeeringud uutesse korpustesse, mida see tähendab, kas on see majad ja betoon või on see ikkagi mingisugused eriliselt kaasaegsed õppevahendid või millest me räägime? Kui me räägime Väike-Maarjast, siis me räägime mitmest erinevast asjast. Me räägime erinevatest simulaatoritest, mis paigutatakse harjutusväljakule. Lihtne näide, üks simulaator võib olla ka üks suur reisilennuk, mis sinna panna. Ka seal täna on olemas üks vana Vene tüüpi lennuk, mis kunagi Ülemiste järvele hädamaandumise tegi ja kus me saame harjutada, aga kui ma räägin lennukist kui simulaatorist, kus erinevad eriüksused saaksid harjutada, siis ma pean silmas ikkagi väga kaasaegsed simulaatorid. Me räägime Väike-Maarjast, kus on taktikalinnakud. Kui ma ütlen taktikalinnak, siis see on põhimõtteliselt papist ehitatud Mustamägi. Kus saab harjutada, või siis papist ehitatud vanalinn, mida iganes, kus saab harjutada kõiki taktikalisi liikumisi, massiliste korratuste mahasurumist, erinevaid eriüksuste liikumisi ja seda kõike teha erinevate simulatsioonivahenditega, relvadega ja nii edasi. Ja mis on elanikest kaugel ja kus me mitte kedagi ei häiri, kuhu on välja ehitatud õppepiir täies oma mahus ulatuses kõikide elementidega, mis olema peavad, kus saavad harjutada nii tulevased päästeametnikud, politseinikud, töötavad politseinikud ja kus me näeme täna ka seda, et miks mitte pakkuda seda ka Euroopa Liidus meie naaberriikidele, kes tahavad tulla näiteks oma mingisugust väljaõpet seal tegema. Nii et see kõik on kvaliteet, see kõik on kaasaegne õpikeskkond, need on uued moodsad tehnoloogiad, rääkimata mehitamata õhusõidukite harjutusväljakust, mis täpselt samamoodi saab olema visiooni järgi Väike-Maarjas. Kui me räägime Tallinnast, siis me räägime uutest ühiselamutest ja nendes uutes ühiselamutes on ka täiendavad õpperuumid sees. Lihtsalt numbrites näitena jälle, kui täna mahub Tallinna ühiselamutesse 500 inimest ööbima, siis tulevikus on plaan 800, mis tähendab ka seda, et kui täna paikusel saaks võib-olla kuni 300 kadetti ööbima panna, siis neid on võimalik mahutada tulevikus Tallinna ühiselamutes, kui me räägime, et need tellimused meil samas mahus jätkuvad. Nii et see puudutab õppekvaliteeti, uusi tehnoloogiaid, uusi keskkondasid, simulatsioonikeskused, et see on väga tugev kvaliteedi tõus. See kõlab kõik väga ägedalt, aga me elame tänapäeval ju ikkagi kärpegraafikus ja kui tõenäoline on, et näiteks Kaja Kallas ütleb teile, et lahedad plaanid küll, sõbrad, aga meil ei ole raha. Ma siiralt usun, et selliseid arenguid ei ole ja mis on meie eelis ikkagi see, et meil on päriselt need rahad täna olemas. Need ei ole kuidagi, et me lähme taotlema, vaid need on positiivsete otsustega rahastused, kui me räägime Väike-Maarjast ja kui me räägime Tallinna kasekompleksi ühiselamutest. On mõned kõhkluse kohad, kus see raha võib ikkagi ära kaduda või? Mina usun, et ei ole ja loomulikult see on valdkond, kus võiks raha olla tükimad rohkem. Me tahame tegelikult ka Narvas ehitada juurde. Kui me räägime sellest, et meie Narva visioon on see, et Frontexis on Euroopa Liidu rannikukaitse ja piirivalveagentuur, koolitaks kõik oma alalise korpuse ametnikud näiteks Eestis ja me suudame tulevikus sellist keskkonda pakkuda, siis see oleks ikkagi väga suur konkurentsieelis meile. Kõik Euroopa Frontexi siis alalise korpuse ametnikud saaksid väljaõppe meie juures. Need on tuhanded piirivalvurid, kes tulevad siis erinevatest Euroopa riikidest, aga nende tööandja on siis Euroopa Liidu institutsioon. Kristjan on viisakas riigiametnik, tema ei saa öelda. Mina olen parteitu ekspert antud juhul. Mina julgen öelda seda, et investeeringud politseiharidusse, politseipiirivalveharidusse, need on aastateks. Need ei ole mitte see aasta, järgmine aasta, just nagu kuulsime aasta 2028 ehk midagi sellist. Ütleme niimoodi, on aastakümneteks. Peaministrid on aastateks või kuudeks. Nii et selles mõttes võtame nagu seda paanikahoog maha. Nii et ma arvan, et seda midagi kindlasti võidaks kärpida. Tulebki võib-olla teha paremini siis midagi planeerida, aga tuleb arvestada ka, et turuhinnad on natuke muutumas. Aga üks asi, mis ma tahtsin öelda kindlasti, mis on politseihariduse juures ega piirivalvehariduse juures
ülioluline ja see, millega omal ajal sai päris palju ka politsei piirivalve, politseiametiga tol ajal ka vägikaigast vedada, sest väga vähe oli ressurssi, oli see, et see tehnika, need autod, need, ma ei tea, sidevahendid, kõik, mida politsei igapäevaselt elus kasutab, oleks olemas tegelikult, ütleme, vaadata näppida, kasutada ka sellel samal politseikadetil või piirivalvekadetil. Miks? Sest sellega me hoiame väga palju aega, raha kokku, et mis, ütleme veel võib-olla 10-15 tagasi või isegi, kui ütleme 2 aastat tagasi, kui tehti suur politseiharidusreform, et see kõige suurem probleem oligi selles ja seda me peame kogu aeg hoiduma sellest, et kui seda politsei haridusse mitte investeerida vajalikul määral, mitte seda korraldada vajalikul määral praktiliselt, siis kõige hullem asi, mis saab olla see, et inimene lõpetab akadeemia ja ta läheb politseiasutusse, piirivalveasutusse ja alustab sisuliselt sealt kogu see praktilist õpet nullist. Täna jah, on ta täpselt nii, et kõik meie õppevahendid on täpselt need samad, mida politsei igapäevaselt kasutab ja mõne vahendiga isegi oleme sammukese ees, mida meie oleme juba tulevikku vaadates enne ära soetanud. Näiteks, oleks huvitav teada ju. Näiteks üks tõenduslik alkomeeter, mis on meil kõige uuem tehnoloogia sõna, mida varsti võetakse kasutusele ka Politsei- ja Piirivalveametis, aga me nägime ette, me soetasime ta enne ära, et saaksime väljaõpet teha. Ja võib-olla lihtsalt üks hea näide veel, mis võib-olla iseloomustab natukene sellise varustuse elukaart võib-olla, et kui sa täna tuled õppima Politsei- ja Piirivalve kolledžisse, sa saad suht alguses kätte oma tulirelva, mitte ei saa kätte, aga see kinnitatakse sulle, sa saad oma erivahendid, sa käid sellega kogu oma teenistusaja lõpus. Et kui ma selle akadeemias saan kätte, siis ma kogu aeg nende samade asjadega, millega ma juba olen harjunud ja väljaõppe saanud, liigun ka teenistusse. Ma õpin ja sõidan täpselt samasuguse Mercedese patrullbussiga või Volkswagen patrullbussiga, täpselt samasuguse Škoda Superbiga viin õpet läbi, nagu on ka minu patrullsõiduk, mille sisustus, varustus on täpselt samasugune, nagu on PPA-s. Sellest õppest veel rääkides, politseis on seal, ma ei tea, miski 100 erinevat ametit, kui mitte rohkem. Kui paljusid nendest oskustest ikkagi suudab ja saab Sisekaitseakadeemia Politsei- ja Piirivalve kolledž ära katta? No ütleme niimoodi, et me pigem räägime sellest, et Politsei- ja Piirivalveametis on täna veel siis osad ametikohad, mis nõuavad nii-öelda kutseharidustaset, et töötada näiteks patrulliametnikuna, näiteks piirivalvurina. Ja seal piisab sul kutseharidus, kuigi me täna näeme, et need ootused sellele ametile on tegelikult tükimad suuremad ja seda oskust kutseõppega 1,5 aastaga on aina keerulisem, et meie pikk visioon 5-10 aastat on ikkagi see, et politseiametnik saab olla ainult kõrgharidusega, sest lihtsalt veel lühikesema ajaga me ei suuda neid oskuseid Sisekaitseakadeemias anda. Aga üldiselt ikkagi on see ju, et kõrgkoolis me anname sellised baasoskused ja kui sa kõrghariduse lõpetad, kõrghariduse õppekava, siis sa põhimõtteliselt võid töötada kõikidel ametikohtadel. Piir tuleb ette seal, kus on nõue juba magistrikraadile ja magistrikraad tuleb ette siis teatud juhtivatest positsioonidest, aga kõik muud põhitööd, ma jätan siin kõrvale kopteripiloodid, lennukipiloodid, kübervaldkonna eksperdid, ma jätan selle kõrvale. Aga kõik muu niisugune baas on ikkagi see, mis Sisekaitseakadeemiast tuleb. Ma pean enne lõpetamist ühe lühikest vastust ootava küsimus ikkagi esitama. Et öelge, kas meil Sisekaitseakadeemias antakse muu Euroopa või naaberriikidega võrreldes head haridust? Mis tasemel haridus see on? Meie väga tugev trump on täna see ja mis käis enne Andrese jutust läbi, meil on ühe katuse all väga mitmed sisekaitselised asutused oma haridust andmas. Politsei- ja Piirivalve kolledž, vanglateenistuskolledž, päästekolledž, finantskolledž, et praktiliselt kõik siseturvalisuse asutused annavad oma hariduse Sisekaitseakadeemias, mis omakorda tähendab, et kõik need õppurid, nad on iga päev külg külje kõrval, nad saavad tuttavaks. See on sotsiaalne võrgustik, mis nad loovad. Seda võrgustikku on vaja kriisiolukordades, mis kindlasti tulevad. Ja see on nii suur väärtus. Teised koolid vaatavad ja imestavad, et see on suur asi. Ja mis on veel meil suur asi? Meil on politsei ja piir koos. Andres, kiirelt, muidu me valutame uudiste eetri. Ainult üks asi veel ma tahaks lisada enda poolt, et meil on Sisekaitseakadeemias ka väga head ja praktilise taustaga õppejõud. Näiteks minul on järgmine esmaspäev järjekordne loeng.
sellega on tänane Krimiraadio läbi saanud. Saadet juhtis ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Eksperdina oli täna läbi Skype'i kaabli abiks endine tipp-politseinik, poliitik ja kirjamees Andres Anvelt. Tänases saates oli külaliseks Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledži direktor Kristjan Jaani. Aitäh, Kristjan, et olid nõus Krimiraadiosse külla tulema. Aitäh teile! Ja loomulikult täname ka kõiki kuulajaid. Järgmine Krimiraadio stardib eetrisse juba järgmisel teisipäeval kell 1. Kuulmiseni. Krimiraadio.